Seda kutsutakse ökofašismiks, et äkki tuleb nagu niisugune suur valgustunud juht. Kahjuks enamuse majanduskasvu fookus ei mahu meie ökosüsteemide piiridesse. Kui me ühiskonnas nagu vastandume üksteisele palju, siis paratamatult nagu siin on nagu piirid on ees. Ma ei saa käed rüppes lihtsalt pealt vaadata. I want to talk to walk. See ei tule alati välja. Tere, Maiko! Tšau! Aitäh, et kohale jõudsid. Tere, kallis kuulaja ja vaataja. Aitäh, et oled vajutanud play omale sobivas keskkonnas. Täna meil on Jaan Kruusmaa podcast osa number 34. Külas Maiko Mathiesen, kes on Tasaarengu MTÜ eestvedaja. Üks nendest, jah. Ja kellega minul õnnestus kohtuda Vipassanas, et tegelikult me oleme koos veetnud, 11 päeva. Ja. Näinud ühel festivalil või seal laadal nägime. Millisel festivalil? Avinurme laadal nägime sekundiks. Nägime, jah. Ja ma tunnen sinuga sama tugevat sidet, isegi tugevat kui näiteks kaitseväes koos käinud inimestega, 11 kuud ja ehk siis 11 päeva Vipassanas. Köögis, jah. Vipassana köögis, jah. Mitte lihtsalt Vipassanas, vaid köögis toimetamas, süüa tegemas, siis isegi huvitav, et mul on sinuga kerge nagu ära tunda, kuigi sa oled nagu et sa oled minu jaoks võõras inimene mõnes mõttes, aga samas nii tuttav ja nii sõbralik, et see nagu sa just ütlesid, see sama laine pikkus kuidagi nagu, kindlasti on erinevusi ka, eks ju, aga et see kuidagi see huvitaval kombel see usaldus on nagu olemas. Ma ei tea, kas kergelt või raskelt, aga pigem kergelt, kui panna siin omadus. Et jah, see oli see Vipassana promo. Ja, eks me seal vist olime üpriski väärtuspõhiselt nagu koos üksteise egode vastu siis lahingus või kui nii võib öelda. Lahing kaaslased. Jah, teiste egode lahustumise hüvanguks. Ja. Mis ka ma räägin teiste jaoks, eks, aga tegelikult see on ikkagi enda jaoks. Ise ju ka ikka saime tol korral kas 5 või 6 tundi mediteerida iga päev. Et jah, see oli äge kogemus. Millal sa viimati Vipassanas käisid? Ma sattusin eelmine november. Okay. Mõtlesin, et ma lähen istuma, aga siis ma sattusin hoopis servima, sest manager oli puudu. Okay. Ja siis ma küsiti 15 minutit enne, et kas ma soovin kursuse see manager olla. Ja võtsin nagu vastu selle väljakutse. Ja siis sa ei olnud mitte köögis, vaid sa kooseldasin ringi ja naljaga olin nagu siis õpetaja see käsilane. Hästi, okei. Ja siis ta mingi hetk ütles ka, et ära seleta nii palju õpilastele, kuidas mediteerida, et minu töö oli, naljaga pooleks oli, et kõigil oleks hambapasta olemas ja kõigil oleks hea olla nagu. Aga ma arvan, mul läks 5 päeva aega, enne kui ma siis keskendusin selle, et hambapastad oleks olemas. Enne seda vaatasin, et kõigil ikka hästi oleks, kõik oleks hea mediteerida. Ja. Natuke sükest oma mingid mustreid näha, et aga jah, väga ilus kogemus. Ja ma ka nagu sooviks, et saaks varsti jälle uuesti minna. Et see siin 3Ds või maa peal nagu toimetades vähemalt üks asi, mida Vipassana on andnud, on see, et sa märkad, et sa ei ole kohal. Jah, kontrast on olemas. Ja kõige parem viis nagu uuesti nagu siis kohale jõuda nagu minu peas nagu ongi, et pead eraldama ennast minema kas siis 10-päevasele retriidile uuesti, saaksin uuesti nagu käima. Ma igatsen seda, ma ei tea, millal see mul juhtub jälle, aga aja maha võtmine enda jaoks. Ma olen siin proovinud mitte flirtida, vaid nagu tõesti teha nagu selliseid miniversioone, käia üksi pime retriidil, et see Pärnumaal on üks koht ja ma ei tea, kas sa oled teinud neid ja siis on üks teine koht ka kusagil Eestis ja oledki pimedas toas ja niimoodi läinud 3-4 päevaks, ei saagi mitte midagi teha seal. Oledki iseendaga, enda egoga, enda unega, enda muredega ja lahendad need seal ära. Tuled välja ja siis on nagu okei, toimis.
Maiko, kuidas sina ennast küsin niimoodi, kui sa oleksid laul, lugu, siis mis lugu sa oleksid? No ma ei tea, esimene vastus on seesama muusika, mida ma ise kuulan. Et ma 7-8 aastat või 9 aastat tagasi juba leidsin ennast väga palju võnkumas sellise väga rahuliku house'i meloodiaga, meloodilise house'iga. Ja mis läks üha rahulikumaks ja rahulikumaks ja siis see vist teaduse poolt on tõestatud ka, et mingi 120 beats per minute või mingi taolist, et seda võnkub õigel kõrgusel südamega, et siis ma arvan, ma olen niisugune meloodiline, rahulik, positiivne tümps. Oled sa kunagi heavy metallit ka kuulanud? Ikka ja Metallicat taust on, et must nagu selles mõttes, et musta nahtagi ei kanna, aga kitarri neid soolosid olen kaifid küll, jah. Mis sul täna kõige rohkem südamel on? See on, ma arvan, see on midagi, mis jah, okei. Ma arvan, täna just on mul südamel olnud see, et kuidas siis ikkagist elada seda ökosüsteemidega tasakaalus elu. Et noh, reaalne elu on see, et mind kutsuti siia podcasti, on ju, mul on üks teine koht, ma üritan asjad kõik kokku panna, aga selleks ma pean üksi sõitma autoga tegema 3 nurga Eestimaal. On ju, et ma nagu kogu aeg küsin endalt, et no, et kuule, et oled veidi hüpokraat või, et mõni inimene teeks selle otsa bussiga, aga ei, mina tahan jõuda Tartusse õhtul trenni ka veel, on ju, aga no selles mõttes, et kõik üritavad ja proovivad teha seda sellisel tasandil, nagu nad suudavad, aga noh, niisugused asjad on mul südamel, et I want to talk to walk. Ja see ei tule alati välja. Jah. Kui ma enda puhul mõtlen ka seda, et kui ma peaksin kõiki oma teadmisi rakendama, siis ma läheks hulluks. Siuke tunne on vahepeal. Noh, naljaga, kõik biohack, mingi teadmised, kõik meditatsiooni muud, elurütm, unega, et mingi osa minust tunneb, et ma läheksin siis hulluks nagu. Mitte hulluks, aga et vahepeal, kas see on üldse nagu võimalik inimesena. Võib-olla ma enda peas, võib-olla on liiga perfektsionist selles osas, eks ole, siis vahepeal mõtlen, kas kuhu maani ja mis on nagu reaalne selles. No me tegelikult pole veel vaatajal nii palju avandada seda tasakaalus elu poolt, eks ju. Ma jõudsin selle sinu eelmist podcasti, kus sa käisid natuke kuulata ja siis ka sealt nagu need mõtted. Paneme selle viite siia. Kindlasti ka saate kommentaaridesse. Kas sul tuleb see saate nimi pealt meelde? Nula podcast. Jah, Karin Kruubiga oli podcast, jah. Kus vigane laita. Jah. Ma käisin seal laitmas. Jah. Et how do you manage? Kuidas sina oma eluga manageerid? Ma arvan, see ongi see, väga asjakohane sissejuhatus on meil olnud, sest et kui minul seda spirituaalset enesearengut teekonda ei oleks olnud, siis ma ei oleks tasaarenguni jõudnud kõigepealt, on ju, see on see, millest me täna räägime, ma arvan, on ju. Jõuame. Et nendes samades laagrites ja see teekond, mis pärast seda tuli, nagu ma sain veendumuse, et mina ja minu keha on 2 eri asja. Ehk siis, et minu hing jätkab elamist pärast minu keha surma. Et see nagu on andnud mulle sellise veidikene, kõik kardame surma, aga veidikene sellise vabaduse surmahirmust. Ja see nagu aitab mul tegeleda üpriski stressirohkete asjadega, nagu on see siis
meie praegusele katkisele süsteemile lahenduse leidmine ja see, et sa puutud kokku selle infoga, et maailm saab kohe läbi, saab kohe otsa, on ju, et erinevad uuringud 8 aasta pärast, 7 aasta pärast, 9 aasta pärast nagu muutub kõik see ümberpööramatuks. Ja siis on nagu kollaps on paratamatu, igast uksest ja august tuleb, et mina nagu naudin seda teekonda siin elus sellest hoolimatagi, sest et ma olen veendunud 98%, et minu eksistents pärast seda elu jätkub, aga ma tahan sellegi poolest teha kõigile head. Ja see nagu vabastab mu sellest, et ma nagu need uudised ei löö mind niimoodi nagu, et mis on praegu, kahjuks on epideemiline peaaegu, et sotsiaalsetes liikumistes inimestel tekib ökoäng. Ja et ega mina neid ei oskagi nagu aidata, aga enda puhul ma olen seda märganud, et mul seda ei ole. Ja no muidugi see, et vastates sinu teisele küsimuse osale, et see ega see kõike nagu ei olegi vaja nagu kontrollida. Et väljudes siis oma eelmisest elust, mis oli niisugune hüperindividualistlik erasektoris, proovin saada mingiks äritaikuuniks. Müügimees oli. Ma olin müügimees, on ju, et see müügimees oli selline nagu mitme asja vahend, on ju, et kusagil ennast üles töötada. Sellest tuli hästi välja. Et nagu kõik see võimumäng, et teisi allutada ja ise kusagile üles ronida, on ju, et ma olen viimased aastad kogenud vastupidist, et kui sa aitad inimesi enda ümber, lood koos, aitad keda vaja võimendada, on ju, või siis, et kellegiga on vaja koos nagu lihtsalt jõuda ühisele arusaamale, siis tekib suur ja tugev meeskond ümberringi. Ja siis nii paljud asjad lähevad elus palju lihtsamaks ja mul ei ole vaja kõiki asju teada. Vastates küsimusele nagu, et mul ei ole vaja kõiki asju teada, sest mul on kallid kolleegid, tuttavad, keda ma usaldan nagu, et kuuled, et sina oled selles hea, sinu arvamus, ma tean, et sa oled lugenud ökoloogiat süvitsi, on ju, et ei olegi vaja nagu kõiges olla nagu suurepärane nagu tarkur. Et ja minu viimased aastad on ka, olgugi, et ma Barcelonas käisin poliitökoloogiat ja tasaarengut õppimas, siis mu põhiline muskel on, mis töötab, on nagu see aktivismi peal. Ehk siis, et ma natukene nagu ka kaugenen sellest teadusest veidikene. Ma märkisin enda poolt, ma läksin natukene nagu morbiidseks. Mitte morbiidseks, vaid nagu sünged mõtted tekkisid nagu. Ja siis ma märkisin seda, et mul käib see asi väga arvamuspõhiselt. Ja selle empiiriline vaatlus, eks ju. Siis ma mõtlesingi hoopis, et teil ju see organisatsioonis töötavad inimesed hoopis nagu teaduspõhiselt ka. Või kuidas sina need kaks maailma nagu kokku tooksid, et arvajad ja teadjad ja kas on veel midagi veel kolmandat? Ja, et on kui ma kahjuks loen sotsiaalmeediat tänu tööle ka liiga palju ja siis seal on nagu kõigil oma arvamus ja siis enamus aega ma lihtsalt ei taha isegi arvata midagi, sest see on nagu nii segane kõik tundub. Ma üritasin küsimusest täpselt aru saada. Et sa põhimõtteliselt ütled, et on teadjad ja on arvajad või? Et on inimesed, kellel on arvamus ja on inimesed, kes on nagu teadust lugenud. Jah. Vaat see on niisugune keeruline nagu selline auk, kuhu ma ei tea nagu, et kas me sinna tahame minna, aga ega need teadjad ju ka, nad on ka arvajad ju. Mingite asjade, justkui mingit katsete pealt, eks ju. Aga et kus see nagu, et siis ma mõtlen, et kui mõnikord ma peaks seletama näiteks, et mingid otsused, mida ma ise teen, et tunde pealt, eks ju. Et ma tunnen, et see on õige asi. Siis mõne inimesel on see täiesti arusaamatu. Absoluutselt jah, et aastate jooksul ma olen ka õpetanud lihtsalt keha tunnetama. Ja jälginud pigem neid õpetusi, et kui su kehas nagu ei ole laenguid, et sul on nagu siuke vaba tunne, ükskõik kus kohas mul on vaja nagu neid otsuseid siis teha, on ju, et siis ma olen õigel teel, kui seal on laeng, siis ma
siis ma noh, tehes siin reklaami ka Eva Lepikule, et keda mu naine nagu palju jälgib ja kellelt on palju õppinud ja siis mina õpin naiselt kõrvalt, et kui mu kehas on nagu laengud, siis tuleb nende laengutega tegeleda. Ja siis võib-olla see on siis vale suund, võib-olla on see mingi story minu sees, mingisugused pinged, ma proovin siis sellest vabaneda, nii palju, kui ma suudan hetkes olla tänapäeval. ja siis vaadata uuesti sellele otsusele otsa, mis mul nagu vaja teha on. Aga jah, et kui me nüüd räägime nagu sihukest maailma globaalsetest probleemidest ja nii edasi, siis noh, kõige lähim asi, millele me tõesti saame minna, on mitu korduvat teadustööd, mida on siis auditeeritud, mida on vaadatud viiteid ja nii edasi ja kui need enam-vähem räägivad ikka sama juttu, et kliimamuutus ja muud ökosüsteemide kriisid on inimtekkelised, siis noh, see on nii lähedal, kui saab olla nagu tõele. Et kas, kui palju see minu eksistentsi nüüd reaalselt siin nagu mõjutab, on ju, seda saame teada. Mis sind rõõmsaks teeb selle olukorra juures? Rõõmsaks teeb see katsumus. Et ma arvan, ma ei teeks seda, kui see oleks huvitav ja põnev. Et ma märkan, et inimesed on, meie ühiskond, me kõik koos oleme kinni mingites kindlates mustrites ja kuidas siis nüüd sellest mustrist nagu lahti rebida. Ja minu peas on kogu aeg visioon sellest tulevikust, sellest, kuidas me võiksime olla, proovin seda elada on ju praegult ka, aga et nagu, et see visioon teeb rõõmsaks ja siis need sammud, need punktid, kuidas me sinna jõuame, teeb noh, elu peab olema lõbus. Kuidas sa lahti seletaksid selle tasaarengu MTÜ visiooni ja eesmärgi? Et me oleme jõudnud sellisesse kohta ühiskonnana, kus meie keskseks fookuseks on hea elu. Ja me üritame ja soovime seda pakkuda kõikidele ühiskonnaliikmetele, kõikidele teistele elusolenditele. Me käime läbi, meil on äge ja põnev kohtuda teiste ühiskonnaliikmetega, et me ei tunne, et me polariseerume või me vastandume, vaid vaatame, et vot see naaber seal, vot ta on äge mees. Et me liiguks eemale nagu sellest, jah, mis meil täna nagu kahjuks on. Et kas on nagu see materiaalne erinevus, sissetulekute erinevus, rahvuspõhine erinevus ja nii edasi, siis meil on eelarvamus, et see tegu ei ole toreda inimesega. Et noh, sina ja mina, mõlemad olles jälginud spirituaalseid õpetusi, teame, et tegelikult ta on mina. Tal on hoopis teine kogemus, aga tegelikult ta on mina ja ta on puhas ja tal on vähemalt potentsiaali olla väga tore ja äge inimene. Ja noh, et kui meil on, kui me ühiskonnas nagu vastandume üksteisele palju, siis paratamatult nagu siin on nagu piirid on ees. Ja hakkadki ise endale lõpuks vastanduma. Kui sa vastandud temale, siis vastandud endale lõpuks. Põhimõtteliselt küll jah, et siin sattusin uuesti lugema Eckhart Tollit ja siis tema ja ma ise avastusin nagu üllatuslikult, ma lugesin seda raamatut, kurat, mingi 10-11 aastat tagasi, New Earth tema raamatut ja lihtsalt vaatasin, sest et oli mul kapi peal ja ma olin highlight inud midagi, mida ma ei mäletanud, on ju. Ja siis ta ütleski seal põhimõtteliselt, et meie see pidev püüd kogu aeg kusagile nagu kasvada ja areneda on nagu vaimne haigus, ta on nagu kasvaja. Ja see on nagu ego, mis selle taga on. Ja ma ei teagi, miks ma seda siia sisse praegu toon, aga see nagu kuidagi nagu väga jäi kõlama ja ma mõtlen nagu ühiskonna peale, et kui me ei ole kohal ja kui me ei ole teadlikud, et siis see ego nagu möllab nagu täiega ja lammutab, lõhub.
ja kui ma toon nagu selle nii-öelda siis meie tänase jutu alguse ja võib-olla siis selle lõpu nagu kokku, siis nüüd läks jutulõng ära, tead. Unustasin ära igatahes. Äkki siin kusagil kirjas? Ei ole, lõikan välja. Kerime tagasi, vaatame üle. No me jõuame sinna igastahes mingi hetk. noh, ise märkan ka, et mul läheb vahepeal see nagu nii polaarne teema nagu, et ühelt poolt asjad on nagu on, eks ju, et justkui nagu leppida ja on palju hullem olnud, eks ju, justkui no mingi lohutus, eks ju, et kunagi oli veel hullem keskaeg, eks ju, et iga kell võisid saada mõõgaga või mida iganes, eks ju, kui midagi halvasti läks, aga siis et nagu justkui läheb paremuse poole, aga mis sa arvad, kaua läheb selle New Earthiga aega, et kas on see üldse nagu võimalik, et ma vahepeal mõtlen, et mungad on hästi tublid siin, eks ju, aga siis kui kõik mungad oleks, siis enam keegi ei paljuneks ja siis üldse ei oleks järglased siis haistuksime üldse ära siit maa pealt nagu. Jah, aga mis siis on ju? Nojah. Aga nojah, selles mõttes, eks ma ka veel kaaristan ära siis nagu kuulajatele ka, et mis see tasaareng on ju, et eesmärk, keskne tees on see, et me liigume kasvu põhiselt ühiskonnalt, eks majanduskasvu fookuselt eemale. Toome kesksele kohale on ju hea elu. Et teaduspõhiselt on mitu erinevat uuringut näidanud, et see nagu kahjuks enamuse majanduskasvu fookus ei mahu meie ökosüsteemide piiridesse. Maa ressursid, meie planeet on piiratud, siin ei ole nagu kusagile mujale nagu minna. Veel nagu ei ole. Ja kui tahamegi minna, siis tuleb kõvasti aega võita selleks. Ja selleks tuleb korra nagu vaadata ise endale otsa. Ja veel lisaks sellele probleem on see, et majanduskasv juba tükk aega on loonud ühiskonnas palju lõhesid ja eelkõige alustades sotsiaalmajanduslikust lõhest. See, et ühtedel on palju ja teistel on vähe, ja see, et teistel on vähe, siis neil on see valus, sest nad näevad seda kõrvalt, on ju, see tekitab pingeid ja nii edasi, on ju. Et see on probleem. Kuidas me nüüd jõuame siis sellesse, sinna New Earthi Eckhart Tolle nagu kirjeldatud, on ju, mis ma ei tea, et kas tasaarengus seda nagu on võetud nagu eesmärgiks, on ju, aga kuidas me sinna jõuame või et kas me sinna jõuame, ma ei tea. Fakt on see, et kui me tahame, et meil on mingisuguseid variante, šansse, siis tuleb teha väga konkreetseid, tõsiseid muudatusi täna. Aga meie institutsioonid ei ole niimoodi üles ehitatud, veel hullem, nad on korrupeerunud. Ka Eestis demokraatia ei toimi, meil on demokraatia kriis, kes ei ole veel sellest aru saanud, siis ei, jah. Ja siis, et kui seda järsku muutust ei toimu, siis saab olema arvatavasti võib toimuda nagu kas siis üks hetk kollaps, ehk siis, et kus näiteks üks viis, kuidas see võib juhtuda, on see, et meie need naftapuurid on hästi sügaval maapõhjas, tegelikult ei tea, mis seal toimub, siis üks hetk öeldakse, naftat ei ole. Terve meie tsivilisatsioon on üles ehitatud sellele. Aga kogu aeg kasvab, see nälg kogu aeg kasvab. Et taastuvenergiast ei ole mõtet isegi siin väga rääkida, sest nafta nälg kogu aeg meil on kasvanud, isegi koos taastuvenergiaga. Et kas ta siis käib niimoodi, mis siis ongi nagu siuke järsk kollaps ja jumal hoidku, mis siis tuleb. Või siis on veidikene võib-olla isegi kurvem stsenaarium see, et elu läheb halvemaks nii aeglaselt, me isegi ei märka seda. Et toimub nii-öelda midagi, mida siis Nate Higgins nagu on kirjeldanud kui miserization of people, mingi viletsustumine. Niimoodi, et üks hetk mina ja sina saame uuesti siin korteris kokku ja meie jaoks on jumala okei see, et me pidusöök on jälle või nagu sai ja või ja majonees peale nagu ja
pits viina. Mhm. Ja siis on, vot see on hea elu siis, Pärast noh. viina läks. Et ma ei tea, kas viina on ju, Jah. aga no lihtsalt mõeldes nagu tagasi 90-ndate algusesse võib-olla nagu, ma ei tea, kui palju sina mäletad, aga noh, et natukene nagu ma mäletan nagu, et võib-olla niisugune kõige hullem stsenaarium, Saia peal ketšupit. mida nagu jah, et Mark Fisher, üks mõtleja nagu kirjutas sellest niimoodi, et see võib-olla on kõige kurvem nagu, me isegi ei saa aru nagu, elu lihtsalt läheb halvemaks. See võib arvatavasti toimib täna, kuigi noh, hindasid me näeme, on ju, ja poodides ja. Äkki ongi vaja nagu, äkki ongi noh, see kõlab nii, et kas inimene nagu muud moodi ei oska, kui peale kriiside, eks, et meie siin maailmasõjad, eks, et mingi kord nagu justkui muutus, eks. Et mingi hetk võeti et just kuningaid meil enam otseselt ei ole, eks ju, ei ole enam moes. Või ei ole enam moes, aga siis nendes riikides, kus kuningas alles, need on nagu moe pärast jäetud nagu. Et lihtsalt pulli pärast, et ma tsiteerida nüüd ei oska, aga ma siuke ütluse küll, et inimene on kogu aeg pendeldab diktatuuri ja siukse autokraatia ja demokraatia vahel, et kas meil on vaja diktaator, no et USA-sse justkui tekkis meile siin oranž diktaator, eks ju, et kas me Eestisse oleks ka kuningat vaja, kes julgeks teha midagi. Seda kutsutakse ökofašismiks, et äkki tuleb nagu niisugune suur valgustunud juht, kes siis on hästi keskkonnasõbralik ja siis ütleb kõigile täpselt, et kui palju nagu sa võid tarbida ja et noh, et ütleb meile, kuidas või AI lõpuks siis või tehisaru, jah. No ma lihtsalt ütlen nagu ära, et see ei ole tasaareng, on ju, see ei ole see, kuhu poole nagu tasaarengu teadlased üle maailma, kes on uurinud ja tasaarengu Eesti MTÜ mõtleb, et et nagu kultiveerime siin oma seda ökofašistlikku liidrit. et see ei ole see suund, aga midagi, mis jäi kõlama nagu, kui ma siia tulin ja sinu kaasaga siin rääkisime, on ju, mis temalt jäi kõlama, et nagu elu käibki nagu üles-alla. Ja siis ma olen ise nagu mõelnud, ja mul on tunnetus, nii palju kui ma olen maailma ajalugu uurinud, et meie see veidi halb näide küll on ju, mis ma ei taha kinnisvaraturust rääkida väga, aga et see nagu ei ole nagu väga sobiv näide, aga inimkonna ajalugu minu vaatevinklist on olnud nagu kinnisvaraturg, mis läheb üles-alla, aga kogu aeg läheb nii-öelda siis nendele arendajate jaoks paremaks. Ühesõnaga, et kui me mõtleme, mis on toimunud, on ju, siis 19. sajandil oli Ameerika Ühendriikides oli kahe ühiskonna poole vahel oli suur konflikt, iseseisvussõda, mis on nagu väga hea näide tuua seda tänapäeva. Nende konflikti nagu eos oli see, et kas mustanahaline inimene on meiega võrdväärne või mitte. Sellepärast läksid nii-öelda vennatapusõtta. Odav tööjõud. No ja et see on nagu väga niisugune päris hull näide, et kas ja see oli alles tegelikult. Ja see oli suht hiljuti, et kas on variant, et sellel sajandil nagu sarnane konflikt tuleb nagu, kui mõeldes looduskeskkonna peale, teiste liikide peale. Et tänapäeval me vaatame tagasi nagu sellele, et mille pärast nad nagu läksid konflikti ja mõtleme, et need, kes ei pea teist nahavärvi inimest nagu normaalseks, et mis neil juhtus? Et kui me vaatame 100 aastat nüüd siit edasi, järel tulevad põlvkonnad, võivad vaadata tänapäeval siia ja küsida mingisuguse asja kohta, sama küsimus on nagu. Ja ma mitte siin ei õhuta revolutsiooni, et olen lugenud ka Vene revolutsiooni kohta. Rahvas ja bolševnikud ja need sotsialistid tahtsid ühte asja, aga said suure verise tapusõja pärast seda autoritaarse korra, on ju. Aga meil on nagu käinud hästi pikalt sulle vastates, on ju, meil on olnud nagu erinevaid selliseid valgustumis nagu selliseid läbimurdeid nagu hetki. Et kas ta siis oli, et eurooplased omavahel vaatasid, tegelikult me oleme ju suht sarnased inimesed, nagu seal kusagil
noh, et vabanesime orjusest, on siis erinevate nahavärvide puhul, siis naised ja mehed on ju, et noh, praegu tunduvad nii idiootsed küsimused olevat, on ju, aga et me oleme kogu aeg jõudnud lähemale tõele. Ja ma arvan, et see teekond jätkub, lihtsalt ta käib niimoodi. Kas me oleme praegu siis allakäigus või keskel või kus see, vahepeal on siuke tunne, et praegu on see rollercoaster läheb nagu alla minna, et ma lihtsalt loodan, et pauguga ei... Ma kahtlustan, et me oleme allakäigu momendis praegu, jah. Et seda vanat narratiivi hollywoodilikku nagu kasvu tagaajamist, nagu seda on pumbatud isegi pärast 2008. aasta finantskriisi, kus juba sai nagu vastused nagu said olemasolevale neoliberaalsele kapitalistlikule majanduskorrale, kus nagu piiramatult võid lihtsalt haarata, võtta, investeerida. Prindime raha juurde. Jah, et lihtsalt prindi ja investeeri ja tee investeeringutest veel investeeringud, nagu tooda rahast raha, on ju, et film on nagu Big Short ja siis filmi lõpus on nagu, et ja selle tulemusel muudeti mitte midagi. et näidati ära justkui, mis toimus ja siis põhimõtteliselt asjad lähevad samamoodi edasi. Nagu. Jep, ja asjad ongi läinud põhimõtteliselt samamoodi edasi, kunstlikult, minu hinnangul, kunstlikult hoitakse seda toimimas, aga need ökosüsteemide kriisid hingavad kahjuks nii mitme nurga pealt praegu kuklasse, et ka need, kes saavad praeguses süsteemis kasu, nad hakkavad saama kahju sellest, kui juba mitte praegult ei saa. Ehk siis, kuidas me nüüd selle portsu nüüd ära jagame õiglaselt oma vahel, et see saab olema minu arvates keskne küsimus. Lisaks sellele, et kas me jõuame tasakaalu, aga kui me jõuame tasakaalu, kuidas me siis selle kannatuse või kuidas me selle vastutuse ja need ohverdused ära jagame. Ja tasaareng tahab öelda, et tegelikult rikkust ja loodusressursse ja neid asju on piisavalt maailmas. Et naftat on ka sitaks. See sitta kanti, et kui me suuname oma fookuse lihtsalt sellele, et mis tagab meile hea elu, kui me tuleme sellest rättereisist maha, siis meie jalajälg väheneb tohutult. Ja kõigil on, et ma ei taha üldse, et midagi oleks nii süngetes toonides on ju, nagu meil siin see algus on olnud, aga tegelikult on ressursse ja raha on maailmas palju ja kõigi jaoks. Et kui me selle õiglasemalt jagame, siis täisväärtuslik elu on võimalik. No praegu ma toon siukse loo siia vahel, et me oleme hetkel Õismäe korteris, kus mina tunnen küll seda vahel, et meil on siin inimesi nii palju, eks ju. Et otsas mõttes Õismäel on päris palju inimesi väikse ala peal, et siis see tasareg, et siin tasakesi koos areneda nagu päris väsitav vahepeal, sest kõigil on oma mingi rada, eks ju. Et öösel keegi karjub või mina tea, aga okei, see selleks. Aga ma tahaks teistpoodi, see on Harku järv kõrval. Täielik luksus, oma rand, eks ju. Lähed vette, käid ära, tunned, haised nagu. Koer haiseb, eks ju. Suvel oli siin üldse see lilla lippe ära reostatud, eks. Et siis minust terve see järv, vaatad, sealt mäe peal on igast tehased ja värgid, eks ju. Ma arvan, see ongi siuke aastatepikkune põhjaveega vaikselt solgitud teema, eks ju. See Harku järv voolab omakorda Kakumäe randa, eks ju. Need seal merevesi seal kuigi puhastab rohkem, eks ju. Et on nagu normaalne, siis me elasin Põhja-Tallinnas, seal ka see ümbruski, ikka mõni koht oli ilus, aga enamasti ikkagi haiseb see meri ja siis mõtlen, et see Tallinn võiks olla nii ilus luksuslinn nagu. Neil on nii palju randa ja merd, eks ju, ja samal ajal kõik on nagu ära reostatud, et aga kuidas nüüd minna nüüd nendele siis ümberkaudsetele tehastele, et kuule, et hakkaks nüüd tegema midagi teistmoodi või äkki nad juba teevad, eks ju, kuigi seal kaugemal on need karjäärid ja muud, eks ju, et või ärme enam kaeva ja teeme kõik puhtaks. Kuidas seda teha? Kas on võimalik Harku järve normaalseks tagasi saada, et siin ei haiseks ja jääks haigeks? Ma ei ole nagu kursis siin kohaliku olukorraga, ökoloogilise olukorraga. See on minu empiiriline vaatlus, see on jälle, et ma tegelikult ei tea. Aga see on hea näide ja mul on hea olla rohkem kursis sellest.
Tasaarengu, noh, need meie kallid teadusuurijad, keda nüüd tänapäeval maailmas on, ma arvan, sadu, kui mitte tuhandeid, nad on välja arendanud poliitikasoovitusi. Ja need kindlasti ei ole need poliitikasoovitused sellised, et lähme ja räägime nende tehase juhtidega ja äkki nad siis teevad. No kahjuks isegi kui nad tahavad, siis neil on konkurents ja nad nagu ei saa jääda lootma selle peale, et konkurendid siis ka nüüd võtavad selle keskkonnakulu enda kanda ja nii edasi, on ju. Ehk see tuleb keskselt, tsentraalselt reguleerida. Ja noh, nüüd on nagu, mida, riigile rohkem võimu, siis tuleb ju autokraatia. Noh, ei, me räägime sellisest riigist, kus päriselt demokraatia toimib. Kus rahval on päriselt sõna. Me räägime päriselt sõna kaasa rääkida. Mitte nagu meil Eestis, kus umbes 25 aastaga suurtöösturid ja ülirikkad enamus meie nagu nii-öelda poliitikaruumides nagu nende sõna nagu domineerib. Vanades riikides on see veel rohkem seal ammu, no Ameerika Ühendriigid, millal seal viimati demokraatia oli, aga jah, et seda nagu taustaks, aga nagu konkreetne nagu selline poliitikasoovitus ettepanek tingimusel, et demokraatia toimib, on ju, on see, et kõiki eluvaldkondi, mis kahjustavad ökosüsteeme ja ühiskonda, neid tuleb siis maksude toel näiteks piirata. Ja kõik eluvaldkonnad, mis lubavad loodussüsteemidel lihtsalt olla, lasevad selle taastuda, aitavad ühiskonna heaolu, väärtusliku elu nagu arengule kaasa, et neid siis nagu toetada ja soodustada. Ja eks seda me ju mingil määral seda teeme, et meil on aktsiis kütusel, meil on alkoholil, tubakal aktsiis, sellest me oleme aru saanud. Tükk aega võttis aega, et aru saada, et suitsetamine kahjustab tervist, on ju. Et küll me jõuame ka sellisesse kohta, kus me saame aru, et mingisugused tooted nagu, et see plastmassjulla nagu, ma ei tea, mul tütrel oli sünnipäev, on ju, saime hästi palju, kahjuks plastmassi kingiks, et järgmine aasta peame mõtlema, mis teha sellega, et kuidas hoolitseda selle eest, et seda ei tule meeletus koguses, on ju, et neil oleksid, mul on vabadus nagu tarbida mingisuguseid asju osta, arvatavasti mul plastmassit enam ei saa, on ju, aga et me saame sättida sinna mingisugused maksud vahele, mis reguleerib seda tarbimist. Et ei oleks nagu, et temust tuleb konteinerite viisi asju. Euroopa Liit juba tegeleb natukene nende teemadega, on ju lihtsalt, et Hiina kaupadele panevad kõrgemaid makse, et see on natuke kaudne. Aga põhiliselt see on nagu see idee. Tsentraalselt otsustatud võrdsed mängureeglid kõikidele tööstustele, ettevõtjatele, kes on nagu samas nagu ruumis toimetavad, et nemad ka tunneksid, et see on nagu õiglane, et jah, sest et üksi ühel Harku järve äärest oleval tööstusel nagu seda muutust ette võtta on keeruline. Kuidas sa praegu ennast tunned? Hästi, selles mõttes, et mulle meeldib nendel teemadel rääkida. Sa vist teed seda kindlasti palju nagu, ma mõtlengi, et nagu... Viimasel ajal nagu mitte nii palju, sest et minu töö on olnud organiseerida, ehitada. Et täna nagu keegi küsiks, et kes ma olen, siis ma olen nagu, ma saan ka öelda ehitaja, aga olgugi, et mitte käsitsi, vaid siin ja emotsionaalselt. Et ma soovin, et ma saaksin rohkem nendel teemadel rääkida, aga praegult ma olen pidanud selles rolli võtma selleks, et aidata Eestis tasaarengu liikumisel, et Eesti ühiskonnal tutvuda selle nagu ruumiga, nende teemadega, hakata arutama. Aga jah, et... Tähelepanu kallis kuulaja ja vaataja, see on reklaamiteadaanne. Oktoobri alguses on tulemas. Oktoobri alguses 2.–3. oktoober on tulemas elukasvujärgses Eestis konverents.
ja see on siis tasaarengu tähtsündmus liikumise jaoks selline järgmine tähtis verstapost, kust 2-päevane? 2-päevane konverents. Nelijärvel? Nelijärvel, jah. Mõned rahvusvahelised esinejad. Me kutsume seda kaasavaks konverentsiks, me tahame seda teha tasaarengu moodi, ehk siis, et mitte ei ole mina ja Jaan, kes laval räägivad ja jutustavad, vaid on niimoodi, et vähemalt pool nagu sellest konverentsist annavad võimaluse osalejatel kaasa mõelda, minna töörühmadesse ja joonistada siis välja selliseid alternatiivseid suundi Eestile. Me võtame seal käsitlusele kõige, visuaali kasutan ka, laps on selle mul juba ära räbalaks tõmmanud, et me võtame kõige nagu ühest küljest kõige valusamad teemad või nagu sellised, mis on kõrvale jäetud, aga ka sellised, kus on hästi suured võimaluse kohad Eestile. Et nendega me läheme fookusesse. Ja rohkem infot tasaareng.info. Tasaareng.info. Sealsed ürituste kohta ja kindlasti ka tulevaste asjade kohta. Ma arvan, meie organisatsiooni seal veebis on ka link olemas, aga konverentsil on endal ka veebileht, et kasvujärgne-eesti.ee. Piletid veel on. Majutus on, toitlustus on, tulge kohale. Nii. Mis on täna sinu arust suurim takistus? Räägime võib-olla Eestist nagu selles mõttes, et ma vahepeal tahaks nagu maailma või tegelikult konverentsid lahendate ka maailma muresid, eks? No me keskendume Eesti asjadele ikkagist. Jah, okei. Reklaami jätkub on ju, et üle Euroopa need konverentsid toimuvad. Me tõime selle nüüd Eestisse ka ja need hakkasid üldse Brüsselist Euroopa Parlamendist teemal pihta koos Euroopa Parlamendi presidentide ja komisjonidega, et ei ole uhuu teema. Või on ahaa. Vaid on ahaa, jah. Et ma ütlesin, et Eestil nagu, meil on meie väikse riigina ja meid ei ole veel nii palju, nii hullust, et meil on mingi palju suurem võimalus, kui teha. Ma oma peas mõtlesin, kuulasin ka seda eelmist saadet ja siis mõtlesin, kunagi olen Hongkongis käinud, siis mõtlesin, kuidas Hongkongis viia läbi kõige rohkem pilvelõhkujaid, siis ütleme pindala kohta, siis kuidas nemad nagu, kas neil on üldse nagu tagasiteed, nagu, et seal on nii tihes asustatus, et seal nagu, kas see on kompleksne, jah. Hongkongi puhul on see kompleksne, jah. Et nad võivad merre laieneda või vee alla, eks. Või siis tulevadki siin Siberisse, aga et ma tunnen küll, et Eestis meil on see nagu, see võimalus on nagu olemas, meil on siin ruumi, meil on siin veel nagu inimesi, kes mäletavad või teavad looduslähedust, eks ju, et tegelikult nagu tohutu potentsiaal on, et siin, kui ma sama vestlust peaksin sinuga Hongkongis elades, siis ma annaksin, mina annaksin alla siis. Aga Eestis ma tunnen küll, et see võimalus on täiega olemas, et siin on seda potentsiaali nagu olemas, et nüüd on lihtsalt, et küsingi nüüd küsimuse juurde tagasi tulles, et mis sa arvad, et on Eesti puhul suurim takistus muutuda tasakaalukamaks, tasearengulisemaks maaks? Jah, kestlikumaks ja õiglasemaks. Kõigepealt ma olen nõus sellega, mis sa ütlesid, et Eestil on tohutu potentsiaal. Selles mõttes, et kui, et ma ei taha, et me riikide vahel konkureerime, see ei ole nagu see energia, nagu millega ma nagu seda teemat nagu siin nagu ajan, on ju. Aga kui kellelegi meeldib seda kuulda, siis on meie konkurentsieelis. Et meil on endiselt veel rikkumata ökosüsteemid, meil on ruumi, meil on hea värske õhk, me oleme kliima soojenemine tõenäoliselt puudutab meid vähem, on ju, meil on veidi rohkem aega. Kui tahame nii mõelda, okei, jah. Ja meil on ka ühiskonnas potentsiaal suuri muutuseid läbi viia läbi selle, et meid on rahvaarvult vähe, meil on IT väga info liigub väga hästi, meil on võimalik suuri konkreetseid muutuseid kiirelt teha, mis teha sellest Eesti Nokia. Nagu maailma esimene, põhiliselt minu unistus, et maailma esimene päris kestlik riik. Et me ei pea esimesed olema.
okei, lõikame selle välja, on ju. Aga noh, et me oleme päris kestlik riik ja siit saavad suured riigid jällegist võtta nagu ainest, et okei, et kuidas nad siis seda tegid, täpselt samamoodi nagu me e-riigiga tegime. Okei, sinu küsimuse juurde tagasi tulles, mis see oli? See on see suurim takistus. Jep, konverentsi teisel päeval me adresseerime seda. Ja see on kommunismi taak. Kommunismi taak. Jah, ehk siis eestlaste puhul, eks ju. Või no ütleme, jah. Eestlaste puhul see on kõige suurem takistus, sellepärast, et selleks, et ökosüsteemidega tasakaalu leida, me peame hakkama hästi palju koos tegema ja üksteist usaldama. Et noh, et me peame hakkama usaldama seda, et riik ja valitsus teeb häid otsuseid. Issand, mul juba on nagu triggerid. On ju? Jah. Ja mitte triggerid, aga tunned, kas on nagu tundub võimatu. Praegult ongi seda raske teha. Minu usaldus poliitikute vastu on nagu... Jah, ei taha seda edasi külvata, aga... Ma tean häid poliitikuid. Neid on, et oleme kokku puutunud, uurivad tasaarengu ideid ja mõtteid, toetavad konverentsi korraldamist ja nii edasi, et selles mõttes, et ta ei ole universaalne, et nad kõik on nüüd on ju niimoodi. Aga jah, et tänases kontekstis on keeruline usaldada praegu meie institutsioone. No võimu kui sellist, mis on nagu... aga noh, see on mu isiklik siuke. Aga põhimõtteliselt jah, et vastuse juurde tagasi tulles, siis kommunismi ajastu pani meist siis vanematele generatsioonidele ja ka natuke meid on mõjutanud nagu korraliku põntsu selles osas, et kas me suudame teist ühiskonnaliiget usaldada täiel määral. Ja kui nad kuulevad sellistest asjadest nagu ühistumine, mis on Lääne-Euroopas, Lõuna-Euroopas olnud juba väga toimiv alternatiiv ettevõtlusele erasektoris, siis neil läheb karvad tõusevad. Mis mõttes, sa räägid kommunismist või? Ei, ma räägin sellest, et sa usaldad teist inimest ja te olete võrdsed partnerid. Ükskõik, kes tuleb sinu ettevõtmisesse, ta on võrdne partner, okei, las ta ostab osaluse, on ju, määrake kindel hind, aga sa tead, sa lõpuni usaldad teda. Mu endagi sees on see, et nagu kas, kui kõik, no see sama, kui kõik kuulub kõigile, kas siis, kes siis vastutab? No, kuulub ühistu liikmetele, kes siis määravad reeglid, neil on üldkoosolekud, valivad endale roteeruvad esindajad, juhid, et kellel on siis nii-öelda kriisi ajal või sõja ajal, jutumärgid, kriisi ajal voli teha otsuseid ja kui ei olda rahul, et ta selle otsuse tegi, siis poole aasta pärast valitakse uus. Et need ühistud toimuvad, et ma elasin Barcelonas 3,5 aastat ja ma puutusin kokku seal. Barcelona on täisühistuid, Kataloonia täisühistuid, igas eluvaldkonnas. Neil on ühistumiste inkubaatorid. Baskimaal on maailma suurim, see on ära kulunud näide, et kes on mind kuulnud varem rääkimas, jälle Maiko räägib Mondragonist. See on siis ühistute korporatsioon. Korporatsiooni osa see kõlab halvasti, aga noh, kui su äriseadustikku muud ei luba, on ju, et kuidas ühistuid saab kõiki kokku tuua, et siis ta on põhimõtteliselt, seal on sadu ühistuid, neil on 10 miljonit aastakäive euro, 10 miljardit eurot aastakäive, et see toimib mujal. Eestis hakkad seda rääkima, siis noh, me vist hakkame tasakesi valmis selleks saama, aga jah, Tadeusz Tarski ja Aet Annist tulevad Eestisse, et sellest konverentsi teisel päeval nagu rääkida rohkem süvitsi. Huvitav, mind ennast ei kõlama just see sõna usaldus nagu väga tugevalt. Võib-olla enda sees siis mingi teema kindlasti, et ühiskonna vastu... No kujuta ette, väga hea näide, me oleme siin Õismäe korteris on ju ja sul on pesumasin, aga väga efektiivne viis, kuidas vähendada oma jalajälge, oleks kui siin allkeldris terve selle püstaku peale, mis teil on 15 korterit, oleks 15 pesumasina asemel 5. Ja võib-olla üks on nagu siuke hard duty, üks on siukene väikene, üks spetsialiseerub konkreetselt valgetele, võib see kuivati on ka, on ju, seal on nii palju hüvesid. Aga sa pead
tolereerima oma naabreid, seal on võib-olla mingisugune, võib-olla on kerge järjekord, võib-olla keegi teeb midagi, mis sulle ei meeldi, võib-olla vaatad paneb oma midagi metallist asjad sinna, kriivib ära, ja ei tühjenda, mul keegi raudselt ei tühjenda seda, vaata pesumasina, Jah. kus peab pesupulbrist, sealt tuleks vesi välja võtta, läheb pika peale alitama muidu. midagi läheb katki, ühine eelarve, sellega peame katma, aga sa Jah. tead, et see oli naabri Ants jälle on ju. Jah, Et- jälle et kurat, see Tööriietega. on ju tema nagu, et miks pani oma saapad sisse, jah, no midagi taolist on ju. Samasugune näide, et meie pere unistab ka suvilast, nagu paljud pered. Aga miks mitte osta suvila 3 pere peale? Teha seal vastavad juriidilised lepingud ja jagada ära. Me oleme juunis, teie juulis, teie augustis, järgmine aasta teeme teistpidi. Et ilus mõte, saad palju ägedamasse kohta, palju vingema suvila, jalajälg on väiksem, aga kas sa suudad tolereerida teisi inimesi? kes siis niitmas käib, äkki Priit jätab vahele, noh. Priit ütles vahele jälle, jah? Aga lihtsalt mu sees mina mõtlesin, ma olen nagu sa näitad mulle praegu endas külgi, et mina ei üldse usaldaks. No näed, sul on kommunismi taak võib-olla või midagi taolist, et see on midagi sarnast, ega ei saa sellele täpselt panna nagu nüüd, et see ongi ainult kommunismi pärast on ju, et meie esivanemate ajalugu on ju üpris pikk ja kuidas ta nagu on meil kaasa tulnud ja kus me üles kasvatatud oleme, et aga hüperindividualism tänapäeval vohab normaalselt. Nojah. No, ma sain kaitseväes justkui oli natuke, et sa pead koos hakkama saama, nii edasi, kõik on ühis, nagu sul on oma isiklik vara on vooditool ja oma kapi pool, eks. 3 paari trussikuid ja sokid. Või veepudel ja. Ma olin ka just Kaitseliidu sõduribaasõppekursustel, me olime 10, 11, 12 olime ühes telgis ja ma ka mõtlesin, et okei, Maiko tasaareng, nagu siin ei ole üldse ruumi. Jah, see on see kõige ekstreemsem versioon sellest, kus on, ühelt poolt sul on see täis diktatuur seal nagu, noh, et kui ülemus käsib, sa pead tegema. Seal on hierarhia, see on hierarhia, jah. Aga samal ajal sul on see ikkagi koos nagu tegemine ka, eks ju. Nii mõneski mõttes Kaitseliit on nagu selline ja Naiskodu kaitse eriti on selline väga hea, üpriski hea tasaarengu näited, sest et seal tõesti sa tunned, et sa oled vabatahtlikult. Jah, versus kaitse. Ja sa oled oma kogukonnas, on ju see, et kui et kuigi tasaareng on üpriski patsifistlik, eesti keeles öeldakse patsifistlik või patsifistlik, jah, et siis nii-öelda see elevant ruumis on see, et aga meil on nagu naaber, nagu kes nagu ei ole isegi Euroopa väärtustega nagu nõus on ju, et mis me siis teeme sellel puhul on ju. No ja siis minu lahendus, no lapsele minu arust saame sõpradeks nagu, oleme normaalselt, saame läbi oma naabritega. Seda on proovitud teha, jah? No tegelikult ei ole ju. Kui mõtleme meie kui mõtleme esivanemate peale, et nagu tegelikult tehti kõik selleks, et läänega ennast siduda ja täiesti ennast nagu see tahab, kui mineviku viha oli nii suur, et kõik selleks, et nagu lahti lüüa kõik, eraldada, jah. Kõik nagu raudtee transiit ja nii edasi, et tegelikult nagu tehti kõik selleks, et naabrid võimalikult suur aed või noh, et võimalikult vähe peaks suhtlema selle naabriga nagu. Et see viha oli võib-olla nii suur sellest vanast, et tegelikult nagu ei ole no see minu kui mingi pubeka või noorena vaatasin selle pealt, kuidas lihtsalt järjest nagu, mitte et mul, noh, et kas ma ise oleks paremini käitunud, aga ikkagi tundsin seda, no ma sain noorena, oli 6. klassist Soomes, kus ma sain juba kogeda rassismi. Xenofoobiat siis või enda pihta? Enda pihta, et mina vidun rüssa, pluss mu sõprasid narriti, kes olid mustanahalised, eks ju, või moslemid, eks ju, kuigi kõik samad lapsed, eks ju. Üks päev just mõtlesin, et mis oli see suurim erinevus kultuuride vahel, siis olid mängud ja spordid. Et mõtlesin, kes eristus oli Ameerika juut, aga ta eristus sellepärast, et tal oli Ameerika jalgpall. Teised mängud, vaata. Aga ülejäänud kõik me naersime samamoodi, mängisime samamoodi, vihkasime samamoodi ja nii edasi, eks oma seal klassis. Et ei olnud tegelikult nagu erinevust, oli lihtsalt visuaalne mitmekesisus. Ütleme nii, oli pruunik, kollased, valged, veel valgemad, eks ju. Et sealt nagu tagasi
tulles ma nägin, tulin 8. klassi tagasi, nägin, kui rassistlik ja oma ninast mitte kaugel nägev on eestlane nagu. Mind hakkas, ma olin 2 aastaga mikroaktsendi saanud Soome oma ja me hakati isegi Eestis sellepärast nagu nokkima. Kohe, kui eestlaks midagi on võõras, kohe nagu tõrjutakse justkui ja siis nagu, mul ongi tunne, et nagu venelastega on tehtud nagu, et kõik on nagu hästi, aga siis salaja kõik just vihkavad edasi, see on vist karm sõna, aga nagu. Me võime mõelda jah selle peale, et nagu, et kas see on lihtsalt sellepärast, et meid eestlasi on nagu sajandeid lintšitud erinevate rahvuste poolt, et meil on siis nagu hirm ja viha nagu tekkinud nende vastu, aga siin ka väidetakse, et see ongi nagu sükene tribal, nagu sükene tribe'i nagu käitumine. Sa ei kuulu siia, sa oled erinev, et sa pead tõestama ennast. Et seda on nagu, et seda nagu igal pool nagu üle maailma nagu immigrantide osas suhtutakse nagu mitte kõige paremini. Inimtüübiti muidugi on see kõik alati erinev. Ma mõelnud, et millal eestlane oli siin, kas eestlane oli ka siin maal immigrant, vaata? Äkki siin oli mingid rahulikud soomid siin chillisid ja siis tuli eestlane kuskilt lõuna poolt või ida poolt ja nutis maha ja see on nüüd minu Saaremaa. Ja kui palju meiegi enam eestlased oleme, selles mõttes on ju, et kui palju meil seda ürgset 1000-aastast verd siin soontes voolab. Keegi ütles huvitavalt, et tegi ka geenitesti ja sai nagu ultraeestlase tulemuse, kuigi ta mõtles, et ta saab raudselt mingi muud nagu, sest ta pruunid silmad, must pea nagu. Ja ta sai nagu siukse ultraeestlase tunnuse. Seda ongi Uuralite mägedes, kus tulevad pruunide silmadega ja viikingitega ei segunenud ja. Et see ettekujutus, mis on eestlane, mina mõtlesin, ma olen heleda peaga, heledad silmad, eks ju, et ma olen üsna eestlane, aga mul näitas ka, et ma olen ikkagi nagu selle Balti ala kodanik, eks ju, või siis niimoodi, et siis ma ehe eestlane, mõtlesin enda peast, kus ma neid ehedat eestlasi on Hiiumaal nagu siuke musta väega, siuke jorss, heas mõttes jorss, eks ju, pruunid silmad, siuke hea, jah. Usaldus. Mis oleks, kuidas nagu, kui me teadvustame, kui ütleme, mõtlen, võib-olla esimene samm on teadlikkus, vaata. Et mina eestlasena ei usalda oma naabrit, olgu ta kas Eesti Tiit või Vene Ivan. Kui ma peaksin nüüd jagama oma pesumasinat. Veel, ma julge jalgrattaski jätta ühiskeldrisse nagu. Lugustamata. Ma ju see lukus sinna jätta, nagu ma lükkan sinna meie keldriboksi, lükkan jädi veel vägisi sisse, et jumala eest nagu keegi saaks. Ongi odavam ratas. Mul on päris, mul on Ukraina ratas otseses mõttes. Hästi. Et mina ei usalda, kui ma ütlen, et ma alustan endast, eks, mitte teised peavad muutuma. Et kas sina usaldad? Lõpuni nagu dramaatiline küsimus, et kas sa lõpuni usaldaksid nagu? No, meie lapse... Pesupasina jagamist. Ja, absoluutselt. Aga selles mõttes, et selle ümber tuleb, tšau, ja siin ma usaldan ka. Selle ümber tuleb ehitada nii-öelda siis kokkulepped. On ju, et kui midagi, et meil on ühiselt kasutatud pesumasin ja kui seal midagi nagu, seal on tekivad mingisugused probleemid, et siis on nagu meetmed, kuidas me seda lahendame, niimoodi, et meie riskid on võrdsed. Ja siis, kui minul midagi juhtub, on ju, või ma eksin, on ju, siis ma samad moodi tänan seda, jumala tänatud, et riskid on, või et me saame nagu menetleda rääkida sellest, et ma ei tea, kujutame, et näiteks et mul ja idee, mida ma olen ka nagu fänn on, et on ühiselt kasutatavad autod mingisuguses naabruskonnas, piirkonnas, vähendaks konkreetselt seda liiklust ja autoparkide suurust, on ju. Kui minul just sõites mootor läheb lõhki, on ju. Kui see on minu auto, siis on 3-5 tuhande eurone arve, kui mitte rohkem tänapäeval juba. Aga kui see on ühist oma, siis on minu jaoks 300-500 eurone arve, on ju.
et nagu see riskid on nagu kõik on ju jagatud, on ju, et sealt on nii palju võita. Mhm. Aga noh, et kas ma nagu usaldan, noh, seda ma usaldaksin, on ju, mul ka lapsevanker on seal all keldris lukustamata. Ta on piisavalt odav, et ma nagu ei muretse selle pärast, et kui ta ära varastatakse, on ju, ja ma usaldan, et minu naabrid käituvad selle eest hästi ja et nad hoolitsevad selle eest, et välisuks on kinni. Sest noh, Tartus on vargused tõusnud. Rattaid ja igasuguseid asju varastatakse, on ju, et noh, kahjuks on see kõrvalnähtus, mis ma pean siin kogema, on ju. Kui ma seisan kusagil kalju ääre peal ja võõras inimene kõnnib mu selja tagant mööda, siis ma ei usalda. Mõned näited on ju, et ma ikkagi samamoodi nagu arvan millegi pärast, et noh, meil on šanss, et kellelgi võib olla, no ma ei ole nagu, ma ei ole perfektne, on ju, et ma ka arvan, et oleme siin perfektsed, eks on jumal tänatud. et keegi on võib-olla ma liiga palju filme vaadanud, on ju, aga et kellelgi võib kurjus sees olla, on ju. Et ei, ma ei usalda ja oma lähedast ka ei usalda sinna kalju peale istuma nagu, et kui ma tean, et mõned teised turistid seal jalutavad nagu mööda, on ju, et jah. Ja et mingid orgaanilised hirmud jäävad, eks ju. Et no ikkagist on neid surmahirmu, on ju. Brainstormime võimalusi. Nii. Kuidas tõsta usaldust just siuke nagu, sest tegelikult ju lõpuks raha ju on ka meil ei ole, klišee jutt, et ei ole enam kullaga tagatud, see on ka usalduse baasil, eks. Ettevõtted omavahel toimetavad ka ju arvetega. See on usalduse baasil, et ma usaldan, et ta maksab mulle lõpuks ära, et kui mu töö olen teinud, eks ju. Kõik seda ei tee alati, eks ju, aga enamasti nii tehakse, et see usaldus justkui nagu on olemas. Et nagu tegelikult, kui nüüd positiivsem noot võtta, siis mingil määral, isegi kui me oleme siin kapitalistlikus tarbimisühiskonnas, eks ju, et siis mingil määral tegelikult see usaldus on päris kõrge, kui ma võin ju tegelikult üle Euroopa põhimõtteliselt äri teha üsna kergelt tegelikult. Et siis kui suures pildis võtta, mingites regioonides see usaldus on nagu suurem, Põhja-Korea ettevõttega ei saa, eks. Seal puudub usaldus. Aga kas see on usaldus tingimata või see on hirm karistuse eest kehtestatud institutsioonide poolt? No ma loodan, et on midagi mõlemat. Et äkki asi ei ole nii hull. Endal vähemalt tekkis praegu talle just siin, et see on uus mõte või uus tunne, et äkki ei olegi asjad nii hullud, et mingi usaldus nagu on, et me suudame mingil tasandil nagu toimetada, aga jah, palju vähemalt viimase aasta näidanud või nagu üha rohkem tuleb välja, et tegelikult tehakse päris palju hirmumajandust, eks ju. Et nagu hirmu baasil toimub see usaldamine nagu. Ja psühholoogias ka öeldakse, et tegelikult, et inimene, et ütleme, ma nüüd võtan uupi need numbrid, et 80% rohkem me mäletame neid halbu asju ja siis need head asjad on kuskil see 20% või kiropraktik ütles, et kuidas ta paneb inimesi taastuma, kes on, ma ei tea, autoavariist, eks ju, õpivad jalutama uuesti või liikuma üldse, siis ta ütles, et 5% eeskujuga ehk heaga ja 95% hirmuga. Võtavad siis selle muutuse ette, kui ta ütleb neile, et kui sa nii ei tee, siis sa enam ei kõnni. Jaa. Et nagu ühelt poolt see on nagu paratamatu. Sina ka värske lapsevanemana, eks ju, et sa võib-olla tahad ainult heaga, aga mis kujutad ennast ette, tuleb ka mingid hetked, kus sa pead olema nagu hirmutama, et kui sa seda teed, siis sa päris võib-olla, ma arvan, et väga hullu ei pane, aga ikka märkab, kuidas poes või kuskil, kui nii politsei nüüd viib ära ja et ikka kasutatakse seda hirmutamistaktikat. Ma nüüd läksin mingisuguse võimalik, minu puhul ka nagu on, ma tean nagu enda elust ja enda lähedaste elust, et nagu suured muutused on toimunud siis, kui on mingi hirm. Kriis või hirm, jah. Kriis tulnud nagu et ma ei tea, lihtsad näited. Nagu hambaarst ütleb, kui hambaniiti ei kasuta nagu, et siis see pikka pidu ei ole. Hakkasin hambaniiti kasutama nagu, tuli pikk pidu. Et
teisena, et kasuta hambaniiti ainult nendes hambavahedes, mida sa tahad, et sul terveks jääks. midagi taolist ja ei no see on väga, väga lihtne näide, aga noh, et suitsetamise mahajätmine on perekonnakaaslane nagu jättis maha ja alles pärast seda, kui arst ütles, et noh, siin ei ole pikka pidu, kui sa maha jätta ja nüüd ta ei saa aru, miks teised suitsu teevad. et jah, et see hirm on selline motivatsioon olnud küll jah, et aga ma jah. Ja ma tooks et nagu, ka see surmahirmus ja mängu natukene, et nagu, mis võib-olla inimestel takistabki mõnikord teha pikaajalisi nagu otsuseid või muutusi, et nagu samas ühiskonna dramaatiline muutus näiteks, noh, kas ta nüüd peab dramaatiline olema, et no näiteks, ma lihtsalt toon nagu tänase teema konteksti või, et mult on küsitud ka, et sa küsisid ka ja ma ei vastanud seda seekord niimoodi, et mida siis selleks vaja on, et nagu muutust toimuks meie ühiskonnas on ju, et mida on vaja selleks, et me sellest rättreisist ja kasvutuhinast nagu välja astuksime. Siis võimalik, et selleks ongi vaja nagu seda, et inimestele jõuab see ökosüsteemide kriis päris koju kätte. Et õnneks või kahjuks nagu, et kui me ise seda ei koge, siis me ei taju seda nagu hirmu või me ütleme, et see on manjana. Ülemiste järve reostus, oih, no, jah. Et noh, joogivesi kasvõi, eks. Ja, et millal nagu ühiskonnaliikmed aktiveeruvad, nagu võtavad agentsuse, noh, võib-olla see Tartu tselluliiditehase näide nagu. Fosforiidikaevandused Lääne-Virus on ju. Noh, kunagi oli, aga nüüd tuleb uuesti. Ja. Kas seda minu vanaisa rääkis huvitavat fakti, et seda taheti üle 100 000 välistööjõu tuua, no jah, et see kaevandus teha. Hirmus ju. Jah, ja kui see kaevandus nüüd uuesti tolle eestlase jaoks, jah. Jah, aga mõtle nüüd uuesti, kui see kaevandus nüüd tuleb, et sinna tuleb nüüd 100 000 uut töökohta luua ja täita Lääne-Virumaale, eks ju. Siis tuleb majutada, tuua ja kus nad, ega me siin nii kiiresti ei paljune ja ma arvan, et 100 000 eestlasest kaevandajat sealt Austraalias ka tagasi viitsi tulla. Naljaga poole. Arvatavasti mitte, jah. Et siia tulebki nüüd, kui võetakse proove, eks ju, eeltöö, eks ju, et see kaevandamine nagu tuleb. kui poliitiline süsteem jätkub, siis kaevandamine tuleb, eks ju, et kus need tulevad, jälle võib-olla, kas on hirmutamine mitte, eks ju, ja kas selle infoga on midagi peale hakata, aga et need samad 100 000 uut inimest meile siia tulevad varsti. No meie nagu visates natuke siia teooriat, siis selle kasvumajanduse üks põhjuseid on see, et neoliberaalne kapitalistlik süsteem vajab kasvu, muidu ta kukub kokku. Sellepärast, et tal on vaja kogu aeg kuhugile investeerida. See raha muidu nagu jääb hõljuma ja ta muutub, tema väärtus kukub. Ja tal on vaja kogu aeg uusi investeeringuid kuhugile ja ta saab investeerida seda enamasti kas siis nagu looduskeskkonna varadesse on ju mingi kapitalivaradesse, mingi masinatesse või siis nagu inimestesse või noh, ta saab nagu sealt seda marksistlikus keeles öeldes nagu ekspluateerida, ehk seda sealt nagu haarata, välja võtta, ekstraheerida. Ja tal on kogu aeg seda vaja, muidu kukub kokku. Ühesõnaga, see toetab seda, mida sa ütlesid, et kui ühiskond või kodanikkond ei võta nagu rohkem agentsust sõna, ei muutu nagu aktiivsemaks ühiskonnas, kas poliitiliselt või mitte, siis üks hetk niikuinii tuleb. Sest et selle kriisi vältimiseks majandus peab kasvama. Ja tal on vaja uut looduskeskkonda, mida siis võtta. Ja tal on vaja paisata ka inimesi keerulistesse olukordades selleks, et saaks neilt vara ära võtta. Konspiratsiooniteooria või mitte, siis et paljude kriiside kohta on ka öeldud, et nad võivad olla, issand, kuhu ma lähen nüüd siin, Maiko, on ju, et nad võivad olla, need ei ole minu sõnad, on ju, keegi teine on öelnud, et nad võivad olla ka nii-öelda loodud, sellepärast, et muud moodi ei saa seda süsteemi koos hoida, ei saa vabastada investeeritavaid varasid, et kui see keskklassi inimene ei kaota seda korterit, seda ei saa ära osta. Siis ei saa uusi varasid nagu turule nagu tuua. Kui siin vandenõudest rääkida, siis
kui ei oleks Ukrainat, mida üles ehitada pärast, eks ju, siis et see häving on ka vahepeal vajalik, et oleks absoluutselt. Pole siin ruumi Euroopas kuhugi investeerida, eks ju. 100% nõus ja see ei ole isegi konspiratsiooniteooria, et oma 6, 7, 8, 9 aastat tagasi ma pidasin neid konspiratsiooniteooriateks, kuni ma läksin Barcelonasse magistrisse õppima ja sain aru, et suur osa maailma ajaloost ongi nii-öelda kellegi mingisuguse ühiskonnagrupi või rahva või eliidi poolt seatud niimoodi. Ja Ukraina majandus, seda ära lõhutud riiki, seda tööjõudu ja neid maavarasid on Euroopa Liidul hädasti vaja. Hädasti vaja ja härra Putin teab seda. Ta teab seda juba ammu. Nii suur riik tegelikult. Ukraina oleks iseseisev tugev riik Euroopa keskel, ja ilma, et naabrid teda sikutaks, ta võiks olla ju selle, ma lihtsalt fantaseerin, ta võiks olla selle nagu ida-lääne sihuke peariik nagu. See võiks olla päris võimas riik, kui tal anda 100 aastat aega kasvada selle kooperatiivselt, eks. Aga kasulikum poleks lõigata. Ja näiteks vaatame Poola näidet on ju. Ei ole kultuuriliselt väga palju erinev, geograafiliselt nagu naaber Ukrainal on ju tänaseks on tõusnud Euroopa üheks juhtivaimaks majanduseks, vist öeldakse isegi kõige suurema sõjaväega riik. Et ei olnud väga palju aega vaja, on ju. Ukrainal nagu nad jäid kahjuks sinnapoole piiri. Aga siuksed teemad ongi tavaliselt nii nagu trigerdavad, et kui ma proovin rääkida, ma olen nüüd õppinud mitte rääkima. Näiteks ma olen lähedasse proovinud nagu, ongi võib-olla, et ma proovin rääkida teemat, mida te ei ole ise küsinud, eks ju. Aga et natukenegi või kas koroona ajal, et natukenegi panda küsima nagu asju, siis ei, nii on määratud ja riik ütles ja me jälgime riiki ja meil on hästi, vaata. Et siis ma mõtlen, et tegelikult see minu jutt, kui võtaks selle nagu kohese tõena, siis tegelikult see on ka võib päris hirmutav olla. Ehk siis või vastu, et see vähendab jälle usaldussüsteemi vastu. Et siis nagu ühelt poolt nagu ma kadestan, et neil on see usaldus nagu suurem süsteemi vastu. Kui me rääkisime enne usaldus, eks, et siis kuidas on nagu, kui tagasi selle usalduse, kuidas siis suurendada seda usaldussüsteemi kui sellise vastu või et kas või oleks mingigi lootustunne, et mõtlen, ma arvan, minu saate kuulajad hullult võib-olla, ega ma ei tea, eks ju, kuidas tema mõtleb, eks ju, aga ma ise vähemalt sattusin vähemalt küll nagu mingi hetk kõik see jah, et mida rohkem uurid, nagu see on siuke jäneseurg nagu lähed nagu ma 16 aastast saadik nagu hakkasin nagu põrkasin kokku selle infoga, et mis on nagu kõik nagu toimunud niimoodi kulisside taga ka nagu võib-olla võib mõni öelda, et kas on interneti mingi, et alternatiivmeedia, et ma tarbisin seda võib-olla 10 aastat varem kui muidu, eks ju, et siis, et mul nagu mul ei ole palju usaldussüsteemi vastu. Ja siis ma nimetan ka mingit laia asja nagu millega süsteem nagu, et siis see ongi nii umbmäärane nagu, et mul ei ole võimalik kellegi juurde minna, et selles mõttes, et kuule, et seleta või kes vastutab nagu. Tänapäeval nagu seda, kui seda pead ei ole näha, kellel vanasti oleks saanud giljotiiniga maha võtta. Ja, aga samas me ju ei ole ka tervislik nagu meie elukesele minna sinna ohvrimentaliteeti on ju. Et see on nagu, see on lõks, et okei, et ei saa usaldada praegu süsteemi või valitsust on ju, aga hakkame siis looma või siis loo siis seda kogukonda, seda alternatiivi. Ja hakka seda ehitama ja arendama ja loo neid usaldusi seal. Ja tõsi ta on, sellest üksi ei piisa, et see muutus peab toimuma mitmel erineval tasandil, et siin
poliitökoloogid ja nagu süsteemi mõtlejad nagu Erik Olin Wright on rääkinud siin nagu erinevatest tasanditest ja erinevatest viisidest, et no näiteks et tema nagu eristab, et on revolutsiooniline, sümbiootiline ja siis on pragude vahel. Inglise keeles siis revolutionary, symbiotic ja kokkukasvamine on sümbiootiline. Sümbiootik on reformimine. Ehk siis, ja siis kolmas oli between the cracks või see oli keerulisem ingliskeelne sõna, aga see idee on siis selline, et keegi peab olema see mässaja, kes nagu karjub, lõhub, blokeerib, ütleb, käige perse, on ju. Keegi on sümbiootiline poliitik, tasaarengu agent, praegu siis Riigikogus üritab luua neid lahendusi, MTÜ, kes nõustab poliitikuid, suurtööstureid, et kuulge, et kutid, et kaua, et teil saab ka mäng läbi, kui kaua niimoodi mängime, noh, teeme midagi. Loome soodsamaid olukorda nii teile kui ka kõigile teistele, et meil oleks võimalik seda muutust teha. Ja siis keegi loob alternatiive ja siis ma toon nagu tagasi, see on see pragude vahel, et ta natukene nagu isoleeribki ennast süsteemist ja teeb, ma ei tea, mingisuguse näite, no, et keegi võib-olla tehakse kusagil lihtsalt ökokogukond. Eestis on neid näiteid, on ju, tehakse päiksepaneelide park ühistu, et meie siin nüüd manageerime enda elektrit ja müüme võrku või ei müü. Meil ükstapuha, meil on oma elekter olemas, me lõime alternatiivi, demokraatlikult juhime seda ja asi toimib ja me oleme nagu saavutanud agentsuse ja autonoomia nagu suurest süsteemist, sest see suur süsteem ei toimi meid, on ju. No aga siis need reformijad, need sümbiootilise muutuse läbiviijad, on ju, nemad saavad võtta neid näiteid, öelda, näete, onud ja tädid võimu juures, see toimib, miks mitte teha seda nagu, võimaldada seda nagu kõigile, tervele ühiskonnale, sest inimesed on niimoodi õnnelikumad. Ja siis on need revolutsioonilised inimesed, kes siis nii-öelda oma tegudega tuletavad meelde, et me ei ole nõus sellega. Kategooriliselt keeldume. Et see on nagu erinevad tasandid ja siis noh, mina olen valinud pigem sellise sümbiootilise tee, sest et see sobib minu tugevustega, minu isikupäradega, minu taustaga, aga meie organisatsioonis on inimesi, kes tahavad teistmoodi, on palju anarhistlikumad, kannatamatud ja nii edasi ja sulle võib sobida see, et me läheme sinna, asutame oma kogukonna, loeme seda alternatiivi, on ju, ja siis sa saad seal seda usaldust nagu. No ma läksin nüüd hoopis teiste teemade juurde, on ju, aga noh, et ma räägin natuke ka nendest lahendustest, on ju, ja kuidas see võiks nagu välja näha, see visioon uue ühiskonna poole liikumisel ja siis need ajajooned on ka erinevad. Et nagu sellel reformistil on natuke nagu ütleb, et okei, et tiksume siis natukene väikse muutuse kaupa ja revolutsionäär on nagu, et kohe praegult on vaja. Kohe praegult on vaja, jah. Toon see sükse ebamugav teema nagu valimised, mis on kohe tulemas. Mis seal ebamugavalt on? Noh, selles mõttes, et mina ei kandideeri. Jah, ma tahaks öelda, et ma imetlen sinu poliitaktivismi, et sa viitsid tegelikult avalikult tegeleda. Aitäh. Mina teen siin salaja podcasti, kus ma vahepeal julgen välja öelda, aga et Reformierakonda jumala eest ma ei vali mitte kunagi aga avalikult või sotsiaalmeedias niimoodi ma ei viitsi üldse nagu vaielda, sest tundub, et mis mul siis valikuks on nagu, et keda ma siis valin, eks ju, ja siis et see protesti hääl läheb EKRE-le, eks ju, aga see on ka nagu noh, ka toitud poisid nagu, et siis mul ei ole kedagi valida, noh. Hästi. Et siis hullult nagu masendav nagu. Et siis valiks siis, keegi tuttav või siis niimoodi, et noh, et ma olen proovinud mõni aasta, et davai, et ma valin seda inimestega, siis et see parteipõhine süsteem nagu sakib või ma ei tea. Ma ei nagu
omakasupüüdlikult siin küsida, et kuidas sa üldse viitsid nagu toimetada poliitilisel maastikul ilma, et sa tunneks ennast nagu frustreeritult, noh. No kõigepealt, noh, ma olen ju Eestis tõesti toimetanud nüüd nagu mitte nii kaua, et selles mõttes küll ma nagu jah, et võib-olla aasta või 2 või 3 või 4 pärast nagu ei ole seda tuhhi nii palju, aga noh, ma arvan, et on. Ma arvan, et on. Ma näen poliitikas inimesi, kes nad on nagu käinud läbi meie kõrgharidusprogrammide, me õpetame tasaarengut Tartu Ülikoolis, magistris, meie suvekoolides, tulevad meie konverentsidele ja nii edasi. Seal on, need poliitikud on olemas Eestis, kes päriselt ka nagu teevad asja hingega, nad tahavad viia läbi muutust, nad tahavad ökosüsteemiga tasakaalu leida, nad tahavad, et ühiskonnas oleks kõikidel inimestel väärtuslik elu, head võimalused. Inimesed on olemas, et see annab mulle lootust, ma nagu näen ja nad kogu aeg ja nad tulevad kogu aeg pinnale. Ei ole, ma ei tea, nädalat, kus ma ei märkaks seda, et keegi kusagil jälle. Et see tekitab lootust. Kahtlemata meie praegune Riigikogu valimise süsteem on ja see, kuidas Riigikogu toimub, nagu see ei toimi. Kohalikud omavalitsused, mul on palju rohkem lootust, et seal on igal kohalikul omavalitsusel on oma opereerimisruum, mille nagu riik on talle nagu määranud, et kus ta saab toimetada ja igas kohalikus omavalitsuses on natukene erinevad erakonnad, natuke erinevad näod, et seal nagu, seal nagu asja nagu aetakse. See ei ole nii hull, aga Riigikogu puhul seal on konkreetne probleem selles, et kui palju siis meie ülirikaste ja suurtöösturite huvid seal on mängus. Et meil ei ole mitte mingisuguseid piiranguid selles osas, kui palju ühte erakonda võib toetada, mida nende toetajad soovivad neilt vastu saada, millal. Selline kahtlemata, siin ei ole mõtet vaielda, on ju selle puhul, et nad ootavad sealt midagi tagasi. Kuidas hoolitseda selle eest, et meil ei tekiks nii-öelda siis poliitkarjerism, kus siis, et mõned inimesed istuvad seal mitmendat korda ja on juba oma mingisuguse võimu nagu sellega mulli nagu tekitanud ja läbi selle siis juhivad Eesti riiki. Me ju tahame, et rahva sükene, et kui me tahame teha kõige teadlikumaid, kõige siiramaid otsuseid, siis me peaksime optimeerima oma valitsemissüsteemi niimoodi, et keskmise eestlase hääl kuidagi nagu saaks seal nagu kajada. 100 inimest on selleks liiga vähe. Ja see, kuidas see praegu struktuur toimub, on ju, et sinna ei taha minna väga head inimesed, siirad ja teadlikud inimesed, kuigi seal on ju, ja et nad et nad saaksid seal, näiteks minu ettepanek on alati olnud, et okei, ühe korra saad taas valituks, aga pärast seda nagu, et noh, sa tegid oma rahvasaadiku töö ära, aitäh sulle, siin on pension, nagu kõik, et võib-olla sa võid ministriks tagasi tulla, aga las tulevad uued värsked ideed, on ju, me peame, seal on hästi mitu reformi, mis seal nagu tuleb minu vaatevinklist ära teha. Mis sa üksikkandidaatist arvad? Ei ole mõelnud selle peale. Okei, esimene mõte on see, et lihtsalt praeguses süsteemis ja struktuuris nagu mulle öeldakse, kui ma tasaarenguga tegelen, et sa võitled tuleveskitega, et noh, üksikkandidaat Riigikogus, ma arvan, noh, see on hästi keeruline, nii palju kui mina olen kuulnud, mina ei ole käinud seal, on ju, aga jah, et ma otsiks poliitikuid järgmistel Riigikogu valimistel nagu siis noh, et kes siis räägivad just sellest, et kuidas me Riigikogu enda toimimist muudame. Arvad, et see on võimalik? Kõik on võimalik. Mis oleks kõige hullem viis, kuidas, kõige hullem antud olukorras, kuidas indiviidina edasi käituda? Igasugune
lukstoodete tarbimine, eralennukiga lendamine, ja ma ei tea, iga teine aasta endale uue auto ostmine. tuleb natuke lihtsamaks. Sa- ma tahan väga, mis mina saaksin teha? Sina, okei. No et lennukite ja autode vahetust nagu Et igast ma tahtsin Välist. lõpetada oma lause, Vabandust. oleks äärmiselt vastutustundetu. jah. Et aga ma arvan, et tuues siis tagasi keskmise inimese tasandil, soovib see sulle paremini ja mina ja sina ja vaatajad on ju, et siis vastutustundetu oleks kõigepealt mitte ennast kurssi viia, milline siis see minu see jalajälg on või et kui palju ma tegelikult nagu olen kohal ja jälgin nagu ühiskonda ja siis mitte agentsust võtta, ehk siis, et mitte midagi teha, isoleerida ennast ära kuhugile, öelda, et ei, et mina seda kontrollida ei saa, et mul on siin majakene, mis ma nagu saavutasin ja oma eluga ja mul on ilus järv siin ja lapsed ja koerad jooksevad ümber ringi ja mina olen rahul ja las see on teiste probleem, et ei, seesama masinavärk, see süsteem üks päev, mis tõenäoliselt ei ole väga kaugel, mõjutab sind ka. See on nagu kõige hullem asi, vastutustundetum. Et inimene on sotsiaalne loom, ta on minu meelest mõeldud koos tegutsema, koos tegema. Ja niimoodi me oleme tugevamad ja me lahendame ka nagu omavahelised erimeelsused ja probleemid läbi selle ära. Ükskõik kui suur see antagonism, siuke lihtsam sõna, kui suur see, kui vastuvõetamine mõne teise nagu elustiil võib olla. Kuidas Superman saab nüüd Eesti peaministriks. Sa räägid ikka ökofašistist, jah? Ma ei tea, jah, kurat. Ma ikka kaldun sinna poole. Selle küsimuse juba võtsime. Et mis oleks nagu see, või mis oleks kõige parem, et ise võtta vastutus ka. Ja mis, nagu ma olen ka mõelnud, et meil on see jaburus, mitte jaburus, aga plasmaskorgid, eks ju, need ei saa, need kinnitused seal, et minu jaoks see on natuke see jaburuse nagu, olles kunagi olnud laotöötaja, tean palju tuleb laost ühel päeval plastikut ja pappi ja ma ei suuda oma eluea jooksul ka nii palju kilet genereerida, kui sealt suure lao tööpäevast. Ja siis mõtlen, meil pannakse neid korke hoiamispritsed mulle näkku kogu aeg. Et kas, et tundub nii jabur nagu, et me nagu näiliselt nagu teeme roheasju, ostame elektriautosid ja need on. Tegelikult on tore, eks ju, vähem tossu. Aga samal ajal nagu ma praegu lähen heietama. Ma tean, mida nagu see, millest sa räägid, on ju selline peenhäälestamine, mingi mikromuutused ja nii edasi, et need olgugi, et see plastikkorgi selle küljes hoidmine aitab meil ringmajanduse puhul nagu paremini, on ju, siis need ei ole need muutused, mida meil ühiskonnas nagu vaja on selleks, et me päriselt juurprobleeme lahti arutaksime. Juurprobleemid, ma räägin patriarhiast, on ju, sellest, et mida vanem ja mida mehem sa oled, seda rohkem sinu sõna maksab ühiskonnas. Juurprobleemid, ksenofoobia, juurprobleem on seesama kasvumajanduse narratiiv ja see, et neoliberaalsele kapitalismil ei ole alternatiivi. Et nagu, et kui me ei tegele, demokraatia on ju ei toimi, et kui me ei tegele nendega, siis need peenhäälestused, need on nagu meil, ma ei tea, silme ees mingid lipikud, et vaata, tegime hästi ja nüüd ma tunnen ennast paremini, nüüd võib eluga edasi minna. Ei, need tõsisemad mured ikkagist tulevad nagu, kui me ei tee midagi.
vastan su küsimusele, ma oletasin, mis su küsimus on. Mis oleks nagu, no ma olen võib-olla liiga sihuke coach'i meelsus ja praktilisuse meelsus minus on hästi tugevalt esindatud, et aga mis ma siis ikkagi teha saan nagu. noh, sihuke tunne nagu, et või siis hästi, mis motiveeriks mind päriselt nagu oma diiselautost loobuma? no mul autol on ka diiselmootor, et või kas see on üldse see asi, millele peaksin nagu mõtlema? Et kuhu suunata see nagu loominguline energia selle asemel, et no minu seest tuleb tihti see nagu ängst või sihuke nagu viha lausa. et aga tahaks nagu suunata kuhugile või siis nagu sest ma olen nagu sihuke on tugitooli sportlased, kes vaatavad jalgpalli, eks ju, ma olen tugitooli poliitik tegelikult päris segalt, et ma kaastunne minu abikaasale, kes peab vahepeal mu välja elamisi nagu kuulama, pluss ma olen suur ajaloofänn ja nii edasi, et siis nagu ma nagu otsin nagu, no see podcast on, kus ma saan poolsalaja välja elada, eks ju, aga ikkagi, et mul sellel nagu tugitooli poliitikul või tegelikult nagu, et mul oleks reaalne nagu positiivne väljund, mis ma tunnen, et oleks nagu mingi muutus. et kuhu nagu, sellest ma tunnen täiega nagu puudust. ja no mis ma paremat saan nagu, mida mul nagu sobiks kõige paremini soovitada ju, kui mitte neid asju, mida ma ise olen teinud, on ju. et meil on Eestis on jällegi ka see probleemne narratiiv, et kõik probleemid saab lahendatud läbi eraettevõtluse. Niimoodi sa saad kindlasti rikkaks, mis ei pea paika tingimata nagu enamus juhtudel on ju. Niimoodi sa toodad ühiskonnale midagi, mingit teenust värki, mida on ühiskonnal on vaja ja lahendad kõik probleemid selle uue tehnoloogiaga ära, on ju. Tihti tekitab palju uusi probleeme hoopis, on ju. Seesama energia suunata, et kuidas ma siis saan panustada kogukonna sidususele, nagu inimeste heaolule, et see kasumit on küll vaja nagu mingil määral selleks, et oleks tegevused jätkusuutlikud ja nii edasi, on ju, aga et mis on see ühiskondlik kasulik asi, et mis on see alternatiiv, mis on praegu selle süsteemile nagu luua saan. et sinu puhul ma arvan, sa ise nagu näed kõige paremini. Neid näiteid maailmas on sadu ja tuhandeid, mida inimesed on nagu alustanud. Ja indiviidi tasand, see on nagu kõigest alles nagu algus ja ma olen alati nagu olnud sellise veendumuse juures, et nende indiviidi tasandi asjadega ei maksa ennast invaliidistada. Ehk siis, et kui mul seda autot ei ole, mida ma tegelikult ei tahtnud osta üldse, siis ma ei saaks täna oma Eesti kolmnurka teha ja käia näost näkku, näha inimestel kõigepealt sinuga ja siis leisitarvitajate ühistuga Juminda poolsaarel täna, on ju. Et ma nagu seda, mu näost näkku kohtumisi palju keerulisem oleks teha, ma jõuaks oma lapse juurde palju hiljem tagasi, on ju, et on mingisugused asjad nagu, kus kohas nagu me peame vaatama, et okei, et siis ma võtan ju oma võimu, oma väe, oma võimalused ära, et luua midagi väga ägedat, väärtuslikku. Nagu ühe jalaga me peame ikkagist elama, mina nagu arvan seda, me peame elama tänases süsteemis. Et nagu, et okei, et see on see reaalsus ja kuidagi ma pean sinna toime tulema, elatist teenima, ma pean ka natuke kiirustama ja teisega siis olema see revolutsionäär, eks siis, et ei, minu puhul liha ma ei söö nagu, et või siis
viimasel ajal, mis on mulle hästi palju kannatust põhjustanud, on, ma proovin kõiki asju parandada ise. Peaaegu nagu noh, et siin just hiljuti oli mul saaga, kuidas ma üritasin auto tagumist luuki parandada ja ma ei saanudki sellega hakkama ja siis ma viin ikka oma mehaaniku juurde viima, kes ütles, et tegelikult sa oled õigel teel. See ongi täielikult pekkis, sa pead uue ostma. Et või siis kontoritooli selle asemel, et minna Jyski ja osta 80 euroga uus. Saaga kestis 6 aega, et ma saaksin ta korda. Sain korda, jah. Aga see enese areng ja see tegelikult see kaif nagu, et raisk, noh, et ma sain hakkama sellega, nüüd ma olen palju targem ja tublim, on ju, et see on seda väärt. Mina ta nagu tunnen. Et no jah, okei, raha jääb alles, aga see aeg on ju tohutu, mis sinna läheb. Et ma olen nagu valinud ise oma nüüd lahinguväljad siis iseendaga ja natuke ka süsteemiga. Et noh, samad moodi nagu elatise küsimus, see, mis ma teen, ma ju sellega mingult raha ei teeni. Minu endise elu nagu privileegid on sellega kadunud. Aga noh, et see noh, võib-olla tänu selle spirituaalsele teekonnale ma nagu suutsin nagu ego endal nagu natukene vaigistada või et võib-olla on see sellepärast. Et no need lahinguid on nagu erinevaid. Aga kui sa tahad nagu tõesti teha seda teiste inimestega koos, et siis võid hakata, noh, igasugused ägedaid projekte on, alternatiivraha projektid on või siis Eestis isegi on huvitavaid platvorme, noh, ma ei tea, Jaga näiteks on päris äge idee ja nii edasi ja nii edasi. Jah, võib-olla see, et ütle, mis ma tegema pean, see on nagu lihtsam, eks ju, kui tegelikult ise välja mõelda, et samas ma ise tunnen, et noh. Üks õige coach ütleks seda kunagi, on ju, et sulle ei annaks sulle seda vastust. Et ma teen, jah. Ja noh, aga kui, ja seda ka kuulajatele, aga kui sa märkad kusagil inimesi, kes juba on sarnased, et siis võib-olla see hüperindividualism maha suruda ja liituda mingisuguse organisatsiooniga. On see Tasaarengu Eesti või midagi muud. Et näed, juba ajavad ägedat asja ja tihti sellistes organisatsioonides saad juba sisse minna ja ise hakata looma midagi, mis sind ennast huvitab. Jah, et on inimesi nagu sina olemas, mis annavad lootust, et keegi viitsib ja tahab. No need on kõvasti, jah. Mõtlesin, et äkki teeme siukse nüüd kokkuvõtte siin või? Aeg on sealmaal, jah. Jah. Või kas midagi ei küsimata minu poolt, mis sa sooviksid veel avada? Ei, ma arvan, ma isegi rääkisin rohkem, et kell vahepeal nagu vibreeris, et meil siin aeg hakkab nagu otsapoole tulema, siis ma mõtlesin, et väga ruttu läks see vestlus, siis mõtlesin, et millest me siis nagu rääkisime, et tasaarenguga, et no mul endal alati need taipamised tulevad peale kuulamist uuesti, et siuke mõne nagu rännak, mis mõnes mõttes mõtlesin, et nagu, et hüppelis muutust minu sees ei toimunud, aga samas toimus minu sees tasaareng nagu. Et vähemalt nagu võimalusi nagu on. Mis sina tunned praegu? Natuke joogi jänu. Natukene nagu siuke ka, noh, veidi väsinud ja olnud nagu ikka sellistes olukordades aeg läheb hästi kiiresti. Ja nüüd ongi nagu tõesti vaja nagu korraks nagu taastuda. Jah, ma loodan, et see vestlus on podcasti kuulajatele olnud huvitav ja tekkis mõtteid ja ideid. Kindlasti provotseerisin kedagi. See on ka osa minu tööst. Et aga nagu midagi ma ei saa käed rüppes lihtsalt pealt vaadata. Nagu mul ei piisa sellest, et 10-20 aasta pärast tullakse minu juurde ja öeldakse, et Maiko, sul oli õigus.
et kui see tähendab seda, et meil kõigil on halvem olla. Et nendest teemadest tuleb rääkida ja tõde ja fakte ja värke nagu ega me tegelikult keegi nagu väga hästi ei tea. Aga praeguse nii-öelda süsteemiga siis lihtsalt heietamine või siis sellega kaasa loksumine sellepärast, et sul on parem kui teistel veidi, et see ei ole lahendus. Ja ma loodan, et ühiskond meil saab olema aktiivsem ja hakkab rohkem lihtsalt kaasa rääkima ja mõtlema, et kuidas me siis jõuame Eestina nagu Eesti rahvana, Eesti ühiskonnana sinna kohta, kus me oleme ökosüsteemiga tasakaalus, kus me oleme päriselt kestlikud. Ütleks küll, et võib-olla isegi hea, et meil need kriisid on siin vahepeal olnud nüüd, sest kriisid, eks ju, aktiveerivad ja mida rohkem ma ka nagu, et näen sind, eks ju, üle mitme aasta, et sina tegeled siukse asjaga, ma olen leidnud uusi sõpru, uusi mõttekaaslasi, kes vaatavad, et ohoh, et ma ei tunnegi ennast üksinda ja hulluna. et keegi veel mõtleb, et teistmoodi nagu julgeb nagu mõelda ja see annab tegelikult nagu lootust küll nagu, et on võimalik teistmoodi ka teha, kui see, millega me oleme harjunud või võtnud nagu status quo'ks, eks ju. On jah. Ja mul tuli meelde see mõte, mis ma varem ma mainisin ka, et noh, tegelikult on ju üks koht, kuhu ära joosta nagu, et tegelikult noh, nagu niimoodi omavahel rääkides ja teiega kuulata on ju, et Vipassanas me avastasime, et on üks suur universum nagu, kuhu sa meditatsiooniga saad minna ja leiad selle rahu, leiad selle tasakaalu, on ju. Kui me elame materiaalses maailmas, siin füüsilises maailmas, ehk siis, et me peame kusagil siin selle maa ja taeva vahel tasakaalu leidma, et me ei saa ikkagist nagu sinna nagu ära joosta. Aga tegelikult need vastused paljudele probleemidele tulevad sealt. Et nagu, et mis siis nagu see minu töö nagu on väga palju olnud, on see, et kuidas, mis ma olen vähemalt endale olen seda kirjeldanud ja paljude teiste töö on, et kuidas ühiskonna viia sellisele tasandile, et hästi paljudel inimestel oleks võimalus see rahu ja kohalolek leida üldse, on ju. Et selles rotijooksus inimestel, võib-olla ma teen keskmisele inimesele liiga, aga ma näen ju ka ennast kõrvalt, on üpris nõrk nagu see võimekus ennast hoida kohal ja tegelikult päriselt taibata, mida me nagu tahame saada. Ja võib-olla kõik see, mis siin nagu inimese ökosüsteemi tasandil toimub, ongi lihtsalt tegelikult meie enda ja ego vaheline nagu võitlus, lihtsalt ta on nagu siin, on ju. Ehk siis, et kui me tegeleme sellega, siis me tegeleme ka iseendaga nagu sellest poolt. Ja ei saa enam pärast nagu iseenda hävitamine samamoodi, et mul on siin, hakkad iseennast kaevama. Nii et kõik Vipassanasse siis. No ja ma ei tea. See on üks siuke hea eneseregulatsiooni laager. See on üks viis, et ma usun, et inimesed on teist teed pidi ka leidnud. Jah, et igalühel oma rada ja et kokkuvõttes me ju tahame rahu ja õnne endale ja teistele. Jumalähedastele. Jah. Aitäh, Maiko. Aitäh sulle, Jaan, kutsumast. Aitäh, kuulaja, aitäh, vaataja. Aitäh, abikaasa. Aitäh, kassikoerad. Jälgige kindlasti siis Tasaarengu Facebooki. Seal saab kursis olla. Instagrami.
seal on veidi vähem, jah. Kes tunneb näiteks huvi ja tahab kaasa panustada, siis võtke ühendust. Alati on sisu loomist juurde vaja. Turundajana tean, see on alati tüütu, aga vajalik tegevus. Ja kui teile meeldis see saade, siis pange like, jaga oma sõbrale ja kui väga-väga meeldis, võite mulle alati sõnumi ka saata, et mu podcasti ego saaks pai ja ma viitsiks neid saateid rohkem edasi teha. Panen like'i siis. Selline õnneks seekord. Paneme lukku. Jah. Aitäh!